Tere tulemast loodusainete mikrokraadide ja siis magistriõppe infotundi. Me oleme siin omavahel arutanud, et kuidas siis öelda, et kas loodusained või loodusteaduste mikrokraadid, et ülikoolis on ju võimalik loodusteadusi õppida, aga koolis on teatavasti loodusained, mida õpetajad õpetavad. Aga lepime siis kokku, et jääme täna loodusteaduste mikrokraadide juurde. Ja teeme selliselt vabas vormis, et kui teil on küsimusi, siis tõstke kohe käsi või isegi veel parem, et võtke mikrofonilt, pange mikrofonile hääl peale ja siis segage vahele, et ma ei tea, kas ma jõuan chati kogu aeg vaadata. Reede õhtupoolik ka juba ei ole enam kõige teravam, aga et võib ka chati muidugi kirjutada. Minu nimi on Mailis Ostra ja ma olen loodushariduse mikrokraadide arendusjuht Tallinna Ülikoolis. Oleme nüüd 2 aastat neid mikrokraade arendanud ja need käivad käsikäes siis loodusteaduste õpetaja magistriõppekavaga, sellepärast et suurem enamus nendest mikrokraadidest koosnevadki siis nendest ainetest, mida on võimalik magistriõppes õppida. Sellepärast ka täna koos nendest mõlemast õppimisvõimalusest räägime, et see on siis igaühe otsustada, et kuidas ta oma kvalifikatsioonini jõuda tahab, et kas võtab kohe suurelt ette või väiksemate tükkidena. Siis tänase infotunni ülesehitus on siin teie ees. Käime enam-vähem need mikrokraadi programmid läbi ja ka põgusalt vaatame loodusteaduste õpetaja magistriõpet ja siis räägin konkreetsemalt ka kandideerimistingimustest. Nüüd alustades siis sellega, et selgitada, et mis erinevus on mikrokraadi õppel ja mis võrreldes magistriõppega. Et kui te vaatate siin slaidi peal, siis õppetöö on mõlemal üldjuhul kord nädalas, aga mikrokraadidel on siis kas üks terve päev või siis 2 poolikut päeva. Aga magistriõppe puhul on juba pikem kulu läheb sinna, et enamasti neljapäevast laupäevani, et see on siis neljapäev, reede, laupäev 3 päeva. Ja magistriõppes on teil vaja õppida siis järjest vähemalt 2 kuni 3 aastat. See oleneb ka teie enda varasemast taustast ja huvidest, et milliseid aineid siis endale kõrval erialana valite. Mikrokraadide kestus on enamasti 1 kuni 2 semestrit. See tähendab siis, et kas 1 õppeaasta või pool aastat. Ja nagu te näete, siis maht on ka 10-kordselt erinev, eks ole, et mikrokraadi programm on väike amps ja siis magistriõpe on juba suurem tükk. Siis, mis on mikrokraad? Ma sellel kolmapäeval just kohtusin meie kevadsemestri mikrokraadi lõpetajatega, kes juba hakkavad vaikselt otsi kokku tõmbama ja siis küsisin ka nendelt tagasisidet, nagu meil on kombeks ja seal toodi välja, et see on ikkagi hea, et see on tasuta. Et tõepoolest loodusteaduste mikrokraadi programmid on siis tasuta koolis töötavale õpetajale. See on rahastaja tingimus ja mikrokraadi programmi siis saab kandideerida inimene, kes koolis töötab õpetajana. Nii,
paindlikkusest ma natukene rääkisin, me mikrokraadi programmidega püüame ikkagi arvestada töötava õpetajaga, et näiteks klassiõpetajate puhul me ikkagi mõistame seda, et ei ole võimalik ka võib-olla ühte tervet päeva koolist ära olla, et siis klassiõpetajatele mõeldud programmides on näiteks õppetöö algab umbes kella 3 paiku 2 päeval, aga aineõpetajatel ehk tunniplaani tehes on võimalik olla nagu paindlikum ja kooli poolt ka vastu tulla, et siis me oleme planeerinud, et näiteks füüsika ja mikrokraadid toimuvad teisipäeviti, terve teisipäevane päev. Siis mis on ka saanud head tagasisidet, on see, et kõik mikrokraadi õppijad, kes meile siis nende mikrokraadi programmide peale kokku tulevad, neile on meil siis võimaldatud loodusteaduste õpetajate kogemusseminar ja see seminar toob siis kokku kõikidest valdkondadest õpetajad ja aitab üheskoos seda õpiteekonda mõtestada, kogemusi jagada, üksteiselt õppida. Ja mikrokraadid on siis suunatud nii kogenud kui ka alustavatele õpetajatele. Miks üldse loodusteaduste mikrokraadi programmid suurelt riiklikul tasandil on ette võetud algatusena, on siis teatavasti suur loodusainete õpetajate kriis ja sellega me siis püüame omalt poolt toetada neid õpetajaid, kes on valmis oma kvalifikatsioonini jõudma töö kõrvalt ja loodetavasti tuua loodusteadustesse ka teise valdkonna õpetajaid, et meil on näiteks mikrokraadides osalenud kunstiõpetajad, eesti keele õpetajad, inglise keele õpetajad, et on võimalik siis uue aine õpetamiseks ennast ette valmistada ja samas on ka võimalik ennast erialaselt täiendada, kellel näiteks kvalifikatsioonist on puudu ainealaseid teadmisi või didaktilisi pädevusi. Üldiselt see õpe, mis meil mikrokraadide raames toimub, on üpris praktiline ja nõuab kohalolekut, et täiesti arusaadav on, et koolis töötamise kõrvalt õppimine nõuab palju pingutust, aga eks me ju kõik teame ka, et õppimine nõuabki pingutust, et kui ikkagi näiteks keemias või füüsikas eksperimente teha ja õppida, siis neid videosilla vahendusel ise proovida ei saa. Et suurem osa mikrokraade eeldab teie kohalolemist. Siis mis nende mikrokraadide nagu pikamaalisem mõte on ikkagi see, et te saaksite need programmid üle kanda, kui teil on vaja magistrikraadi omandada, et läbitud kursused on siis, teile väljastatakse Tallinna Ülikooli tunnistus ja see on siis võimalik arvesse võtta, kui te astute sisse näiteks loodusteaduste õpetaja magistriõppesse. Nüüd sügisel on meil avanemas 15 mikrokraadi programmi 4 loodusteaduste valdkonnas. Bioloogia, füüsika, keemia ja ka loodusõpetus. Vaatame bioloogiat. Ma iga mikrokraadi kohta põhjalikult rääkima ei hakka, aga selleks, et te saaksite ülevaate või mingi teatav arusaama, siis ma toon teile mõningaid näiteid just nimelt näiteks bioloogia mikrokraadidest. Et siin on teile loetletud 4 mikrokraadi programmi ja
Nendest ülevalt kolmas üldine zooloogia, anatoomia ja füsioloogia üldhariduskoolis. Näiteks see programm on mõeldud kõikidele huvilistele, et teil ei ole vaja põhjalikke teadmisi, varasemaid teadmisi bioloogia mingitest alavaldkondadest. Ma loen teile ette, et mismoodi õppekavas on sihtgrupp sõnastatud. Mikrokraadi programm on suunatud õpetajatele, kes ei ole õppinud bioloogia õpetajaks, kuid soovivad täiendada oma teadmisi ja oskusi selles vallas. Näiteks sobib programm mõne muu aine õpetajale, kes õpetab või soovib õpetada eluslooduse teemasid teises ja kolmandas kooliastmes. Programm sobib hästi neile, kes tunnevad vajadust täiendada ennast eelkõige loomade mitmekesisuse ning inimese ja loomade organismide ehituse ja toimimise valdkonnas ja selle edasiandmist õpilastele. Mikrokraadist saadud teadmisi on võimalus edaspidi täiendada uute bioloogiaalaste mikrokraadidega või asuda bioloogia tasemeõppesse. Samamoodi siis loodusteaduste õpetaja magistriõppesse. Teine näide sellest bioloogia valdkonna mikrokraadidest on siis näiteks, kumma ma siis võtan näite, no ma loen mõlemas. See eelmine oli nüüd siis üldine zooloogia ja anatoomia ja füsioloogia. Nüüd on geneetika ja molekulaarteadused gümnaasiumi bioloogia õpetajale. See mikrokraad on suunatud gümnaasiumi bioloogia õpetajatele, loodusteaduste õpetajatele ja õpetajatele, kes õpetavad või soovivad õpetada bioloogiakursusi gümnaasiumi astmes. Eeldatavad eelteadmised: üldbioloogia, üldkeemia ja soovitatavad on ka orgaanilise keemia baasteadmised. See mikrokraad toimub nüüd hübriidõppes ja see ühendab veebiloengud, seminarid ja laboripraktikumid ülikoolis ning iseseisvad töö. Ehk siis see on siis justkui nagu tase kõrgem, et kellel on juba olemas üldbioloogiaalased ja üldkeemiaalased teadmised, saaksid siis võtta selle mikrokraadi. Ja nüüd veel tase edasi on siis mikrobioloogia ja geenitehnoloogia gümnaasiumi bioloogia õpetajale. Ja seal on siis soovitatav eelnevalt läbida geneetika ja molekulaarbioloogia alane täiendõppe, näiteks seesama mikrokraad, millest ma just rääkisin. Ja osalejal peaksid olema üldbioloogia teadmised, geneetika ja molekulaarbioloogia alused, sügavam huvi mikrobioloogia, bio- ja geenitehnoloogia, bioinformaatika aluste vastu. Nüüd, kuna ma siin bioloogia juures olen, siis toon juba siin mõned näited veel. Et näiteks see geneetika ja molekulaarteadused gümnaasiumi bioloogia õpetajale, mikrobioloogia ja geenitehnoloogia gümnaasiumi bioloogia õpetajale ja üldine zooloogia, anatoomia ja füsioloogia üldhariduskoolis. Need mikrokraadid kestavad kõik terve üks õppeaasta. Samas on põhikooli bioloogia alused ja keskkonnahoid mikrokraad, mis toimub ühe semestri vältel. Ja ka selles mikrokraadis oleks hea, kui teil oleksid mõningased või siis värskendatud teadmised üldkeemiast, sellepärast, et selles mikrokraadis on üks moodul ka taimefüsioloogia, mis on siis samuti pingutust nõudev moodul. Ehk et minu soovitus või lühidalt öeldes mõte teile on see, et pealkiri ja siis õppesisu võivad olla ahvatlevad, aga hea oleks, et ikkagi te süvenete ja vaatate täpsemalt üle, et mis on need nõudmised. Ja kui midagi jääb segaseks, siis alati on võimalik kas minuga ühendust võtta või siis vastava õppekava juhiga. Et kui nüüd siin füüsika omadest rääkida, siis ma nii põhjalikult ei hakka seda võib-olla selgitama,
aga samamoodi nagu bioloogias on ka füüsikas siis mikrokraadi programmid erinevatele sihtgruppidele. Füüsika õpetamine gümnaasiumis ja füüsika õpetamine põhikoolis. Need programmid on konkreetselt mõeldud füüsikaõpetajatele, kes juba õpetavad füüsikat ja kellel on olemas ikkagi baas erialased teadmised, sellepärast et näiteks füüsika õpetamine põhikoolis mikrokraadis on moodulid nagu füüsika didaktika, põhikooli füüsika ülesannete koostamine ja lahendamine ja uurimistööde juhendamise seminar. Nüüd see põhikooli füüsika ülesannete koostamine ja lahendamine on moodul, mis eeldab seda, et teil on ikkagi juba varasem kokkupuude füüsika peamiste teemadega nagu liikumine, jõud, energia, valgus, soojus, elektriõpetus ja tuumafüüsika. Et ilma nende varasemate teadmistega on keeruline seda moodulit läbida. Küll aga kohe järgmine, mis meil siin nimekirjas on, füüsika alused, üldmõõtmised, matemaatika alused ja akustika, on just täpselt see mikrokraad, mis on mõeldud nendele õpetajatele, kellel füüsikaalaseid teadmisi ei ole, kellele näiteks öeldi nüüd kevadel, et sügisel hakkad füüsikat õpetama. Siis ongi võimalik tulla ja oma füüsikaalaseid erialaseid teadmisi ja oskusi siis meelde tuletama, lihvima. Nüüd üks uus mikrokraad, mis meil siin füüsika alajaotuses on füüsika õppimine ja õpetamine põhikoolis praktiliste meetodite kaudu. See on samuti mikrokraad, kuhu ma julgustan tulema õpetajaid, kes ei ole võib-olla väga kindlad endas just nimelt didaktikas, kuidas füüsikat õpetada, milliste meetodite, milliseid eksperimente näiteks teha, et see füüsika õppimine ja õpetamine põhikoolis praktiliste meetodite kaudu mikrokraad on siis üles ehitatud selliselt, et te õpite füüsikat tundma läbi praktika ja see on siis mikrokraad, mida saate kohe üle kanda oma igapäevatöösse füüsikaõpetajana. Ja füüsika õpetamine, elektromagnetism ja põhikooli ülesanded, see on siis mõeldud nendele, kes on juba füüsika aluste mikrokraadi läbinud, aga samas jällegist megamaailm ja akustika üldhariduskoolis astronoomiast ja astrofüüsikast helideni on mõeldud kõikidele huvilistele, kes tahaksid selle teemaga ennast rohkem kurssi viia. Siis keemias on meil sügisel pakkuda 3 programmi. Ja see loogika või ülesehitus on sarnane füüsika omale, et kui te tahaksite tulla sinna keemia õpetamine gümnaasiumis või põhikoolis mikrokraadi programmi, siis oleksid vajalikud siiski varasemad teadmised sellest valdkonnast, erialast ehk keemiast ja kui neid ei ole, siis olete kõik teretulnud keemia alused ja orgaaniline keemia koos laboripraktikaga mikrokraadi programmi. Et see on siis mõeldud nendele õpetajatele, kes on alustavad keemiaõpetajad või siis ka nendele, kes soovivad meelde tuletada keemia õpetamist. Loodusõpetus. Me oleme teinud väikse muudatuse meie mikrokraadi programmides, mis puudutavad siis loodusõpetust, et me oleme 2 aastat pakkunud sellist mikrokraadi programmi nagu loodusõpetus 1. ja 2. kooliastmes. Osalejate tagasiside ja ka enda nõupidamiste tulemusena me leidsime, et hea ja kasulik on see mikrokraad 2 osaks või 8 tükiks teha, et siis sel sügisel ongi plaanis nüüd eluta looduse õpetus 1. 4. klassini,
mis väga suuri muutusi läbi ei teinud, ähm, aga on siis varasemalt olnud selle loodusõpetuse mikrokraadi osa, et siia on oodatud kõik õpetajad, kes kellel on vaja teadmisi ja oskusi, kuidas õpetada loodusõpetust 1. kuni 4. klassini. Ma toon mõned näited, et siin on hästi praktiline õpe. Näiteks on siin, mis ma siis tooks näiteid? Praktilistes töödes uuritakse loodusteaduslikke nähtusi ja protsesse ning õpitakse kasutama erinevaid õppe- ja mõõtevahendeid. Modelleeritakse maa ja taeva nähtusi, harjutatakse mõõtmist ning tehakse lihtsamaid katseid ainete omaduste ja loodusprotsesside uurimiseks. Samuti kasutatakse mõõteriistu keskkonnanäitajate hindamiseks ning õpitakse vaatlusandmete põhjal lihtsamaid järeldusi tegema. No sellisel võib-olla natukene niisugune üldine mulljutt, aga põhimõte on selles, et kõik, mis selles mikrokraadis te ise läbi teete, saaksite te praktiliselt oma tundides õpilastega 1.–4. klassini kasutada. See on üles ehitatud siis selliselt, et me oleme riikliku õppekava järgi vaadanud välja põhiteemad ja ka eksperimendid, mis siis saaks õppesse integreerida, et see oleks võimalikult praktiline ja eluline õpilasele kaasahaarv. Ja veel teine uuendus siin loodusõpetuse alajaotuses on meil mikrokraad digitehnoloogiaga rikastatud eksperimendid kooli loodusainetes. Et see oli meil varasemalt mõeldud põhikooli 3. ja astmele ja gümnaasiumile, aga huvilisi on olnud, kes on soovinud, et seda sama mikrokraadi siis me pakuksime ka põhikooli 1. või 2. või siis ka 3. rohkem suunatuna põhikooli alumiste astmete õpetajatele ja siis seekord siis eriväljalase sügisel on siis mõeldud teile, kes te olete digitehnoloogiast huvitatud ja soovite seda oma loodusõpetuse tundides siis rakendada. Nii, igaks juhuks küsin vahepeale, kas mikrokraadide kohta praegu on mõned küsimused tekkinud? Et rääkisin siis bioloogiast, füüsikast, keemiast ja loodusõpetusest. Kahjuks sügisel meil geograafiast ei ole teile midagi pakkuda, aga see-eest me valmistume kevadeks ja juba siis paneme paika uusi mikrokraadi ideid ja kevadel siis on juba oodata ka geograafiast mikrokraadi programme. Loodusteaduste õpetaja magistriõpe. Magistriõpe on mõeldud neile, kes soovivad omandada loodusainete õpetaja kvalifikatsiooni ja õpetaja kutse. Nagu ma varasemalt mainisin, siis mikrokraadid on siis need väikesed tükid või ampsud, millega te jõuate ka õpetaja kutse ja kvalifikatsioonini, aga loodusteaduste õpetaja magistriõpe on siis täpselt see õige koht, kuhu maanduda, kui te soovite hakata kas põhikoolis või gümnaasiumis bioloogia, füüsika, geograafia või keemia õpetajaks. Sellel õppekaval on siis võimalik valida teile sobivad suunad. Põhikoolis on teil vaja valida 2 suunda, et valite näiteks bioloogia ja keemiaõpetaja ja gümnaasiumis otsustate spetsialiseeruda, soovite põhjalikumalt füüsikaõpetajaks hakata, siis saate valida füüsikaõpetaja suuna. Siin all on ka kodulehe
Aadress ja kodulehelt on võimalik teil järgi vaadata ka seda magistriõppe infotundi, kus õppekava juht Erki Soika teile põhjalikumalt siis magistriõppest räägib ja seal kodulehel on üleval ka põhjalikum info selle õppekava kohta, kuidas valikuid teha, mida valida, kuidas sisse astuda. Kuidas kandideerida mikrokraadi programmi ja magistriõppesse? Mikrokraadi programmi kandideerimine on, ma arvaks, et veidi lihtsam kui magistriõppesse kandideerimine, sellepärast et ta ei nõua nii palju pingutusi dokumentide ettevalmistamisel. Küll aga see ei tähenda, et kõik soovijad kohe sisse ka saavad. Nagu ma mainisin enne, siis väga tähtis kriteerium on see, et peate töötama koolis õpetajana, kui te soovite mikrokraadi programmi sisse astuda. Kui te soovite magistriõppesse tulla, ei pea te koolis õpetajana töötama, võite töötada kus iganes või mitte töötada. Magistriõpe on avatud kõikidele huvilistele. Aga mikrokraadi programmid on siis rahastaja tingimusel tasuta koolis töötavatele õpetajatele. Kandideerimisprotsess on ka selle võrra erinev, et mikrokraadi programmidesse te saate registreerida ennast Juhanis täiendkoolituste portaalis. Magistriõppesse toimub, ütleme, et kandideerimine oleks siin õigem sõna. Kandideerimine sai siis. Ja mis ma veel ütlen? Mikrokraadi programmidesse, kui te registreerite ennast, siis seal on nõutud osalemissoovi põhjendus. Ehk siis te peaksite lühidalt kirjeldama, miks te just soovite sinna mikrokraadi programmi kandideerida. Magistriõppesse vastu on teil vajalik kirjutada motivatsioonikiri, kus te kirjeldate oma tausta, huvisid ja miks just te soovite õpetajaks saada. Teil peab olema bakalaureusekraad ja soovitatav oleks ka see, et teil on varasemaid erialaseid tõendatud teadmisi ja oskusi, ehk siis, et teil on diplom, akadeemiline õiend, kus on kirjeldatud ained, mida te olete loodusteadustes läbinud, näiteks mõnes teises ülikoolis, TalTechis või Tartu Ülikoolis. Aga kui ka teil ei ole neid varasemaid teadmisi ja oskusi erialaseid, siis põhikooli loodusteaduste õpetajaks on teil võimalik kandideerida ja siis on teil vaja läbida tasandusmoodul. Nii, ja selleks, et see valikuprotsess oleks siis nii vastuvõtjatele kui sisseastujatele siis võimalikult õiglane ja läbipaistev, siis on toimumas ka vestlused. Kõik kandidaadid osalevad siis erialaeksamil ja vestlusel vastuvõtukomisjoniga. Magistriõppesse saate te kandideerida kuni 29. juunini. Mikrokraadi programmides on registreerimine avatud 1. juunist, see on siis esmaspäevast, järgmisest esmaspäevast, 1. juunist kuni 31. augustini. Nii et terve suvi on aega teil veel mõelda ja otsustada, aga ärge siis väga pikalt mõelge, et on programme, kus meil on ka kohtade arv veidi piiratud. Mikrokraadi programmide kohta saate info siis siit Tallinna Ülikooli koduleheküljelt / loodusmikrokraad ja loodusteaduste õpetaja magistriõppe veebilehe aadress on siin ka teile toodud.
Nüüd, kui teil on mis tahes küsimusi, võite alati minule kirjutada, aga väga hea on ka, kui te võtate ühendust magistriõppe puhul siis õppekava juhi Erki Soikaga ja mikrokraadide programmide puhul siis vastava mikrokraadi programmi õppekava juhiga.